Siin geenivaramu keldris asuvad 200 000 eestlase geeniproovid. Ja lõpuks ometi on meie kõigi geeniandmed jõudmas geenivaramust päriselt tervishoiusüsteemi. Ja esimeseks rakenduseks on kujunemas rinnavähi sõeluuring. Selle aasta jooksul käivitub uus tervishoiuteenus Tervisekassa eestvedamisel, et kõik 40-aastased naised saavad kutse sõeluuringule, kus neile tehakse uus polügeenne riskiskoor rinnavähi riski hindamiseks. Ja kui nad on kõrgema riskiga, siis need kutsutakse varem sõeluuringutele. Ja oluline on käia ennetavalt siis uuringutel, et kui ta peaks realiseeruma, siis leitakse ka see kasvaja väga algses staadiumis, siis ta on oluliselt paremini ravitav ja kogu see järgnev on siis arstide kontrolli ja jälgimise all. Tartus toimunud geenifoorumi üks peaesinejaid, haiguste geneetilise riski ekspert Sir Peter Donnelly sõnul on suurema haigusriskiga inimeste sõeluuringusse kaasamine alates 40. eluaastast suur ja väga oluline samm edasi. But because of genetics, there's a massive difference in risk between individual women. And some women are at that level of risk because of the genetics when they're 40. We can now identify those women, and it makes no sense for them to wait 10 years before they start screening. So I think it's fantastic that Estonia is leading on that program, and I think in time other countries will be following. Loomulikult see teenus on kättesaadav ka kõikidele naistele, mitte ainult geenidoonoritele. See tähendab seda, et kes on geenidoonor, tema saab siis tahteavalduse alusel, et liiguvad tema genoomiandmed geenivaramus tervishoiusüsteemi antud tervishoiuteenuse jaoks. Ja kes ei ole geenidoonor, temal siis võetakse vereproov ja tehakse sarnane genoomianalüüs. I think there's a huge opportunity for health systems to help contain costs by preventing disease, by stopping people getting sick. That's obviously good for the individuals. It's good for the health systems. Actually, it's very good for the economy. So in the UK, it's been shown that if we could reduce 6 of the most common disease areas by 20%, it would add 1.5% to GDP. That's £44 billion over 10 years. So there are massive economic gains for governments, as well as for health systems, and most importantly, for people themselves through preventing disease. Sir Peter Donnelly toob välja, et ka Inglismaa valitsuse 10 aasta terviseplaan näeb ette geeniinfo laialdasemat kasutamist haiguste ennetuses. Esmalt katsetatakse seda südame-veresoonkonna haiguste riski hindamisel ja suure rahvastikupõhise terviseuuringu kaudu on plaan jõuda kuni 5 miljoni inimeseni. And a key part of that program is to use genetics to help those people, if they're interested, understand their genetic risk so that they and their doctors can take the right actions to avoid disease. And they can have this information well before any symptoms develop. That's what's so powerful about it. Geenivaramu juht professor Lili Milani ütleb, et genoomika viimine Eesti tervishoidu ei piirdu vaid rinnavähi riskiskoori teenusega. Peagi lisandub veel palju uusi võimalusi. Järgmisena analüüsib ja soovib rakendada nii Tervisekassa kui Sotsiaalministeerium just ravimite määramist geneetilise informatsiooni põhjal ja ka teiste pärilike vähkide hindamist, et teadus areneb, teadmisi tuleb muudkui juurde ja eesmärk on rakendada genoomiandmeid oluliselt laiemalt tervishoius.